on 24. oktoober, kell on saanud 10. Niisiis me saame alustada oma laste arvamuskonverentsiga Mina arvan. Mis täna toimub, on see, et meie lapsed on koos ema ja isaga ette valmistanud ettekande huvitavatel teemadel, mis neile meeldib. Ja kuulame täna siis meie Kadaka nooremate liikmete arvamusi, jutte ja selgitusi neid kõnetavate teemadel. Kõige esimesena teeb meile ettekande Karolina Kutsova ja tema räägib meile oma lemmikloomadest. Karolina, ole hea, tule siia. Karolina, kas sul on juba mõni kindel koer välja ka valitud? Jaa. Mis tõugu ta sul on, mis sulle meeldiks? Kas see, mis seal pildil on? Jaa. Kas nimi on ka juba välja mõeldud? Mirage. Aitäh. Sul oli väga tore. Jah, saadab peale oma ettekannet ka tänutäheks sellise igasuguste uudishimulike asjade uurimise raamatu. Aitäh sulle, Karolina! Nüüd kõneleb meile Ksenija Kametski ning ka tema räägib lemmikloomade pidamisest. Vaatame Ksenija nägemust. Kuulame! Me elame maailmas, kus on väga palju loomi ja muidu on kodus meili kilpkoon, kes aitaks need, kes omanikud, kes ei saanud nende eest õigesti hoolitseda. Nüüd ta elab meiliga ja ta on sul akvaarium ja väga palju vett ja õiget toitu. Veel mul on 2 meilišigat, kes saavad natukene jooksma ja mul veel on kodus kass, kes saab nii kõrgele hüpata ja jooksma. Veel meile andsid need, kellel oli 3 kassi. Ja nüüd ta oleb meiega. Ja tal on veel õiget toitu ja vett. Ja veel
ta on kõige parim minu kass. Hästi, aitäh Xeniale! Kellel on Xeniale tema koduloomade kohta küsimusi? Jah, palun, siit tuleb küsimus. Mis värvi su kass oli? Hall. Tagantreas on küsimus. Ja aga palun, mis su kassi nimi on? Aga kas sa oma kilpkonna nime mäletad? Ei. Tal ei olegi nime. Nad on lihtsalt kilpkonnad. Selge, aitäh. Eesreas oli küsimus. Üks meie siga nimi on Iraš. Nii, kena. Niisiis suur aitäh, Xenia, sulle ka selle ettekande eest. Aitäh! Järgmisena kuulame ettekannet dinosaurustest ja dinosauruste teemalise ettekande teeb meile Rajan Kulak. Ole hea, Rajan, tule siia. Сегодня я расскажу вам все про динозавров. Что они едят, когда они жили, когда они умерли, и как мы знаем про динозавров. Динозавры плодились, селись больше 102 тысячи лет назад. Они едят траву, мясо, рыбу, яйцо и насекомые. Сияние, что едят траву. Сияние, как и рыбу и мясо. Что кушают рыбу и мясо. Это травоядные, как и кушают как траву растения. Как мы знаем по динозаврах из вида человека почему динозавры умерли задолго до человека. Благодаря Итоге уже
изучают животных, скелеты, зубы, отпечатки от следов и кости. Где-то думают, что большой астероид упал на Землю, и другие думают, что большое извержение вулкана было. И другие думают, что это какие-то болезни, или А прямо сейчас их есть или нет уже? Или как? Динозавры. Okei. Nii, aitäh, Rajan, teie Nii, Rajan, aitäh sulle esitlusest. Jätkab Iiris Lätt. Tere, mina olen Iiris ja mina räägin teile tervitest. Esimeseks magab. Umbes 6-aastane laps võiks magada 12 tundi ja magamine on sellepärast oluline. Kõik asjad, mida sa eelmisel päeval teed, mõeldakse su peast läbi ja järgmisel päeval on nad kõik paremini meeles. Järgmiseks räägin teile söömist. Laps võiks süüa porgandit, kartulit, siis kurki ja lihased kasvaksid, on vaja süüa liha, kana, kala, siis on vaja kodujuustu, muna, nendest tuleb valk ja siis kasvavad sul lihad. Järgmiseks räägin teile liikumisest. Laps võiks liikuda võimalikult palju värskes õhus ja liikumine on sellepärast oluline, et kõik organid ja need lihase asjad hakkavad seal kehas paremini liikuma ja siis su keha, kui sa mõtled, siis su keha ei väsi ära. Järgmiseks räägin teile käte ja hambapesust. Käsi võiks pesta korralikult seebi, ka sõrmede vahelt pöialte peal, käte ümber peopesast ja hambaid peab pesema 2 minutit üleval alt, külgede pealt, eest, tagant. Ja kui sa kõiki neid asju teed, püsib su tervis korras. Aitäh! Aitäh, Juuri! Ja juba näen, käed tõusevad ja on tagant reaalse küsimus. Iiris, mulle väga meeldis sinu ettekanne. Sa lugesid täpselt ette, mida laps peab sööma. Kas sa mõnikord natukene pommi ka võid süüa? No, mõnikord ikka, aga mitte nagu väga tihti. Väga õige. See oli sul väga õige. Ja kõik need asjad, nii et sina magad ilusasti ja liigud ja ma tean, et sa seda teed. Aga aitäh, et sa seda meile kõikidele rääkisid. Mina sain ka palju asju teada. Aitäh, Iiris. Ja Estriast palun järgmine küsimus. See hambapesu 2 minutit on väga õige,
ma pesin täna hommikul võib-olla isegi 3 minutit. Suur aitäh sulle, Iris, meid harimast. Suur tänu. Nüüd kuulame Liise Ingrid Eskerit, kes teoretiseerib teemal, kui vanemad ei oleks nutiseadmes, mis siis saaks. Liise Ingrid, ole hea. Tere, minu nimi on Liise Ingrid, kuid mulle meeldib, kui mind kutsutakse Liiseks. Mul on üks probleem. Mulle tundub, et mu vanemad on nutisõltlased. Ma arutasin seda ka oma rühmaga ja sain teada, et mõndadel lastel on vanemad ka vetsus telefonis. Mida teha, kui vanemad ei oleks telefonis? Siis nad võiksid mängida hoopis oma lastega või joonistada nendega ja kõige tähtsam on väljas käimine. Äkki käivad hoopis lastega väljas. Aga mis teeb vanematega nutisõltumus? Vanemad ei anna oma lastele enam tähelepanu ja lapsed muutuvad sellega kurvaks ja võib-olla isegi hakkavad ka nutiseadmeid vaatama ja muutuvad ka laisaks, sest et nad ei tea enam, mis tähendab koristamine, sest nad ei mäleta seda. Nende vanemad ei pööra enam neile tähelepanu ja siis lapsed ei saa nendega mängida. Nii et vanemad, minna telefonidest välja ja lastega mängima. Aitäh, et kuulasite. Ja Liise Ingrid ootab auditooriumist külahuvilisi küsima. Siin on. Ma olen vist kõige uudishimulik. Aitäh sulle, sul oli väga tore ettekanne, aga räägi mulle, kas sina mitte kunagi nutitelefoni ei võta ja ei taha seal vaadata? No mõnikord. Mõnikord võib, aga mis sa sealt siis vaatad? No eriti midagi vaadata ei ole, sest mul ei ole seal mingeid mänge ja ma ei tohi eriti muusikavideoid vaadata, siis ma tavaliselt kuulan kõrvaklappides muusikat. No õige, selge ja sellega saab ka koos midagi muud teha. Aitäh sulle, väga tore. Läheme nüüd nutiseadmetest maalähedasemaks ja kuulame sellest, kuidas Tormi Ligi räägib meile põllumajandusloomade vabapidamisest. Tormi, palun. Ma räägin teile põllumajandusloomade vabapidamisest. Lehmad. 2 lehma hektari kohta.
on see, et kulub vähem suuta algasi, suurem osa kulutusi tehnikale ja töötajatele lamba. Hea asi on see, mis loomast sa tahtsid veel rääkida? halb asi on see, et hundid võivad lambad ära süüa, kannad. 3000 kana mahub korraga ühte Kas sa mõtlesid puuri või lauta, harmi? 3000 kana mahub korraga lauta, kitsed. Hea asi on see, et kitsed söövad osa, halb asi on see, et hundid võivad kitsed ära süüa. Lõpetasin. Aitäh, Torri! Kellel on loomade vabapidamise heade ja halbade asjade kohta küsimusi, siis ja palun. Kuidas need hundid need lehmad ära saavad süüa? Hundid tegelikult ei saagi lehmasid ära süüa. Ja palun järgmine. Aga kuidas hundid peaksid sinna aedikusse sisse saama, et kannad süüa? No nagu poevad sealt aia vahelt läbi. Hästi. Aitäh juhtimast tähelepanu vabapidamise ettekannete kuulamisega ja meile räägib Varvara Tšukreva teemal Miks ma mängin isaga mängu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Varvara, ole hea, paneme sinu ettekande ette. Привет, я Ваня. Мне 5 лет. Я вам расскажу
там можно играть. Можно игру подключать к телевизору и играть на Что тут происходит? Расскажи нам. Там найти зелье. Спасибо. Можно брать еще подниматься наверх. Я могу еще строить машину. Почему это хорошо, что вы играете на инструменте? Что это нас объединяет с папой. Спасибо за внимание. Kas kellelgi on meie noore mänguri peale küsimusi? Ja palun. Kuidas tema teema umbes välja tuleb? Конечно, такой ролик. Нет. Или где ролик какой-то. Нет. И как этот ролик выглядит? See ei ole täpselt teada. Kas on veel küsimusi? Hästi. Siis suur aitäh, Barbara, sulle teiegi. Nüüd tuleme mängude maailmast välja ja kuulame Aurora Aaroni ettekannet teemal koerad. Mina olen Aurora ja täna ma räägin teile koertest. Teemad kutsikad, iseloom ja täiskasvanukoerad. Kui sa võtad koera, siis sa pead meeles pidama kahte asja. Kui sa võtad koera, siis ta jääb sinu pereliikmeks. Ja sa pead vaatama ta iseloomu, et ta sobiks su perre. Esimene koer on Baieri perekoer. Saage tuttavaks koera tüdruk Maruga. Kui ta vanaema juurde sattus, siis tuli veel 2-kuune, aga nüüd on juba 6-kuune. Keskmes kasvab lühikese karvaga ja pruunikas punane värv. 12 kuni 25 kilogrammi, 44 kuni 52 sentimeetrit ja 10 kuni 14 aastat elab ja ta on nendel tihtides 1-aastane. Tal meeldib jalutada 1 kuni 2 tundi päevas, ei ilasta, ta on jutukas ja hea perekoer. Järgmine koer on meil valge terrier. Kutsikana. Ta on saage tuttavaks poissrokiga. Temal on lokis karv, pisike nina, väiksed kõrvad ja ta jääb igavesti valgeks. 7 kuni 10 kilogrammi, 28
sentimeetrit ja 12–16 aastasena, lihtidel on ta 10-aastane. Iseloom: enesekindel, südamlik, hea valvekoer ja kaval ja ulakas. Samuel koer, kutsikana, saada tuttavaks poissmanuga. Tal oli õde Laki ja keskmik kasvu on pehme ja ta jääb valgeks 16–30 kilogrammi, 15–16 sentimeetrit, 12–14 aastat elab. Nad on kelgukoerad, elavad suures karjas, sõbralikud, rahulikud, ei ole head valvekoerad, sest nad saavad kõikidega sõbraks. Õuekoerad meeldib elada perega ja nad on harjunud pikki radasid läbima. Aitäh kuulamast! Aitäh esitluse eest! Kellel on koerte teemalisi küsimusi? Andke palun märku. Ja palun keskelt. Mina saan varsti koera. Ja sinu küsimus on? Miks sa üldse endale kutsika taha? Sest mulle meeldivad koerad, sest silmadega mängida ja nad on toredad. Aitäh! Ja järgmine küsimus palun. Mis su koer nimi on? Praegu on toredad koerad saades. See oli vanaema. Nii, sealt oli ka küsimus kohe, palun. Minu enda tahab koerana emmel Eesti ei luba. Ja küsimus on? See oli kommentaar. Selge. Nii, siin näidan. Mul on koeraga Nii, ja palun tagajas. Mis su koer värv on? Ei ole. Mis värvi see koer on, keda sa võtad, kelle sa saad? Minu on seda maasikoera teeb. Aga ma alles hetkel sellega uues kodus. Selge. Nii, ja võtame siin teisest reast küsimuse. Mis tõugu koera? Mis tõugu koera sa ja viimane küsimus eest reast. Mis näitab, et su koerad armastab? Ta on see tilmis asi, siis ühelt poolt hoiada, siis ma võtan teiselt poolt tartu kinni ja sinna külge ja seal tuleb. Hästi. Aitäh selle väga huvitava ettekande eest.
vetseemõõriga, siis kasvavad juuksed, siis tuleb siis tall, siis tuleb vald ja siis tuleb leht ja siis püüda leht ja juurde kasvab õied kollased ja nende kollastest õitest hakkab kasvama tomatid. Ja kui need punased tomatid on ära tulnud, siis võib neid vaikselt ära, et neid laiendada, siis võib ka koussi ja siis veel koussi, siis paned sinna pipart, siis sega ja seda mõõdan kõigiga. Nii, aitäh Tuuli. Kas kellelgi on tomatikasvatusalaseid küsimusi? Ei jätanud. Millist värvist oli punased kunagi, aga mul on punased ja kollased kodus. Nüüd läksid uuesti õitsema. Ja nüüd, et mis ta õitsema lähen, et äkki Ja palun teises reas on küsimus. kas sulle maitsevad need tomatid? Ja kas eriti pipraga? Nii, aitäh sulle Tuuli selle huvitava ettekande eest. Jätkab Eileen Saks ja tema räägib meile teemal reisimine. Tere! Mina Eileen Saks. Mina räägin teile reisist. Siin on sinu lisamaterjal, kui sul vaja on. Kas sul on vaja? Hästi. Reisimine on selleks vajalik, et saab uusi asju näha, igasuguseid asju saada ja teha igasuguseid asju. Saab näiteks helikopteriga reisida, autoga reisida, lennukiga reisida, laevaga, lennukiga ja autoga. See oli Eileen ja reisimine. Ja oodatud on reisimise teemalised küsimused. Jah, palun teine rida seal. Mis kohta sina reisid? Austrias, Taanis. Miks kohe? Nii, siis teist jah, Senja, palun. Miks sa lennukiga? Jaa. Seda reisida. Nii, ja palun. Kas sa võtad kõrgust ka? Ei võta, mulle meeldib. Aga minu õde ja minu ema on merehaiged, kui nad laeva peal Saaremaale sõitsid, et eest meil oli paha olla. Jah, palun järgmine. Kas sulle meeldib lennukiga? Jaa. Aga laevaga? Jaa.
meile Heline Siirus sellest, kuidas Hiiumaa on maailma parim koht. Ja palun. Siin on laua all laud. Ja. Mina olen Helina. Mina räägin täna teile, miks Hiiumaa on kõige parem koht maailmas. Mina sündin Tallinnas siin Majase Viielaudasse ja hakkan sõitma. Siis ma sõidan ja jõudsin laeva. Sadamas ma tegelikult ise sõidan auto sees ja siis alles hakkab laev sõitma ja siis olen mina Hiiumaal. Hiiumaal on üks selline hästi huvitav mängumaa. Seal laeva sees on üks selline mängutuba, kus on hästi palju mängimisasju. Hiiumaal on üks mängumaa, kus on üks onu ise enda kätega ehitanud kõik need asjad. Hiiumaal on Tallinnast kõige suuremad lained ja Hiiumaal on kõige suuremad lained. See on Võrumets, kus mina olen käinud ja selle nimi on Vanajärv. Hiiumaa ja Saaremaa tegid koos köievedu üle mere ja Hiiumaal on hästi rõõmsad inimesed ja tugevad ja nad jäid liiki. Hiiumaal on hästi värske õhk, sest Hiiumaal pole autosid liiga palju ja pole ronge üldse. Hiiumaal siis jääbki õhk puhtaks. Hiiumaal on artees ja kaevud, kus saab võtta pihkuvett ja saab võtta topsivett. Hiiumaal toimub hästi palju kontserteid. Hiiumaal on Krõmmide tsirkusetalu, kus tehtakse hästi toredaid asju ja hästi huvitavaid asju. Hiiumaal jääb aeg seisma, sest Hiiumaal pole kuhugi kiiret. Hiiumaal on enda lõhn. Aitäh kuulamast! Väga huvitav ettekanne. On meil Hiiumaa teemalisi küsimusi? Jaak, palju küsimusi? Hästi. Ja teine oli palun? Mis sulle mulle meeldib see õhk, sest see õhk on täiesti värske ja seal ei ole mingit sellist halba. Ja palun? Kas sa oled nüüd kontserdidel ja Krõmmi kohtadel käinud? Jah, olen. Ja järgmine küsimus? Kas seal on alati soe? Seal käib ka lumi, aga oli soe. Ja tagarida palun? Kes sul elab Hiiumaal, et sa seal käid? Kas need on sinu sugulased või sõbrad? Seal on minu vanaema ja siis ma väga tahan seal käia. See siis ei ole aitäh. Ja aitäh sulle, Heline! Kolm ettekannet. Niisiis, üle eelviimase ettekande teeb meile Kristella-Maria Kaseliit ja tema räägib teemal sõprus. Ja palun. Ma räägin teile Hiiumaal, kui ma saan oma tuuliga sõnida ja kutsuma saan ja miski korjada alla ja siis kui ma oma perega
sünnipäeva jättist jagada ja siis puhata ja siis kusta kassidega, kus me saame koos rääkida ja kus saame tervisi, kus on perepidu ja kus me saame koos pildistada ja kus saame koos lehti korjata. Sõbrad teavad, kus need kaklevad, aga siis me jälle lepivad kokku. Kui teisel sõbral sulle jäätis ära, siis sõber jagab jäätist. Ja kus nüüd jagab väiku asju, juua ja jäätist. Ja mängivad koos. Kellel on sõprusalaseid küsimusi? Teine rida oli käsi kohe püsti. Kes su lemmik sõber on? Mis su lemmik sõber on? Tuuli. Hästi, ja siit nurgast palun. Kuidas meeldis lehti korjata ja oma sõpradega? Nii, ja siis küsimus. Mis sul teha meeldib? Kas sõbraga süüa jäätis või valmi? Hästi, ja võtame siit veel ühe. Mis sul lemmik toit? Väga kena. Nii, aitäh!